siis volikogu istungiga. Palun esmalt teha ära kohaloleku kontroll. Aitäh, kohal on tublisti 17 volikogu liiget, puudujaid ei ole. Kas kellelgi on tänase istungi osas taotlusi, küsimusi? Ja palun. Meil on siis volikogus kunagi tuli, et mis sa siis on? Kes selle kaamera omanik on, palun siis anda oma soovist. See on GoPro kaamera, mis salvestab tänast istungit, et see ajalooline hetk siin avamuidas jäädustada. Kas see jäädustab juba praegu? Jah. Korrektne oleks võib-olla enne esitada taotlus ja siis kui volikogu esimees seda võimaldab, siis te saate seda teha. Ma selle kirjalikult selle kavatsusega kirjutasin volikogu esimees. Millal, mis kell nüüd päeval? Täna 14. Niisuguse soovi ilmselt võib-olla tasus oluliselt varem saata, sest et kui me siin peame ikkagi ette valmistama seda istungit, et siis nagu oleks olnud see vajadus varem. Jaa, see kavatsus oli volikogu esimehele ka eelnevalt suusõnaliselt räägitud, et kui ülekannet ei toimu, siis on mul soov ülekannet ise teha, mis saades. Jah, aga see nii kui luba ei ole, siis ei võiks mu kaamera käima panna. No, selge. Aga minul on teine küsimus, et mis eesmärgil seda salvestust kasutatakse ja kas seda ka lõigatakse sotsiaalmeedias? Seda ei ole plaanis lõigata, et selles mõttes läheb see täismahus internet üles. Kas ei ole plaanis või ei tehta? Et selles mõttes, et ma võin ka selle salvestuse pärast kantseleile saata ja pangu nad ise siis vallavalitsuse lehel üles. Selles mõttes, et kui see... Ma mõtlesin, et tahan vastust, kas seda lõigatakse sotsiaalmeedias või ei. Seda saab hiljem, kui nii saab lõigata. Ka sotsiaalmeedias välja lõigata. Ma tahan seda vastust, kas valimisliikmed peab seda lõikama ja kasutama ei ole plaanis selles mõttes lõigata ja see saab midagi sellisel viisil. Kas ei ole plaanis või te ei tee seda? Me ei tee seda. Selge, aitäh, see vastus küsijad rahul. Nii ja päevakorras küsimusi kellelgi ei olnud, siis palun panna päevakord hääletusele. Päevakorra poolt hääletas 15, üks vastu ja üks ei erapooletuks. Alustame päevakorraga. Päevakorrapunkt number 1 on otsuse eelnõu Pikkaru TT4 katastriüksuse omandamine. Ettekandjaks maanõunik Vello Johanson ja kaasettekandjaks juhtivkomisjoni esimees Tiit Näri. Palun. Tervitust, austatud volikogu, volikogu esimees, külalised. Kiili Vanasvaala külas kuuluvad siis Kiili vanavalitsusele Pikkaru TT3 katastriüksus ja Pikkaru TT2, mis on siis enne ja pärast Pikkaru TT4 katastriüksust.
kõik ülejäänud teed teenindavad katastriüksused kuuluvad samuti Kiivi vallale, välja arvatud see üks. Ja selle üle oleme me väga pikalt läbirääkimisi pidanud eelmise omanikuga, praeguse omanikuga ja tänaseks siis oleme jõudnud kokkuleppele selle katastriüksuse omandamiseks. Ja vallavalitsusel on plaanis Pikkaru tee teha tolmuvabaks ja see on nüüd viimane siis komistuskivi, mis on siiamaani seda takistanud. Ja praegune omanik siis Svetlana Pilipeko nõustus selle katastriüksuse omandama 1,22 eurost ruutmeetri kohta. Võõrandatava katastriüksuse suuruseks on 5408 ruutmeetrit ja sihtotstarbeks 100% transpordimaa. Vara omandamise ja asjaõiguslepingu sõlmimise kulud kannab täies ulatuses Kiivi vald. Aitäh! Aitäh! Liis Mägi, palun! Aitäh! Komisjon oli ühehäälselt otsuse eelnõu poolt. Aitäh! Küsimuste esitamise võimalus ja Kaire Roosile esimene küsimus, palun. Mul on selline küsimus, et siin tekib suur aste, et milleks see vajalik on ja ma näen, et selle ülevalpool Pikkaru T2-s on ilmselt kergliiklustee osa vasakul pool, jah? Kas selles omandatavas osas tuleb ka kergliiklustee ja kuhu poole? Sellele küsimusele on praegu vara vastata, kas sinna tuleb kergliiklustee või mitte. Praegusel hetkel on sellised katastriüksused moodustatud, ülevalpool me omandasime selle kitsa riba tee laienduseks, et sinna oleks võimalik rajada natukene midagi ka olemasoleva tee kõrvale. See katastriüksus on moodustatud juba, ma arvan, et 15-16 aastat tagasi, peast ei oska öelda, sellisel kujul. Miks ta nii lai on, raske öelda. Allpool on planeeringu käigus moodustatud katastriüksused, transpordimaa katastriüksused ja see nii-öelda poolik veeltähekujuline, see on momendil veel eraomandis, aga teed teenindav on praegu vallaomandis. Oskate te vabandada? Teine küsimus, et oskate ütelda nende teede laiuse erinevusi? Tee on iseenesest ühelaiune, lihtsalt need teenindavad katastriüksused on erinevate laiustega. Okei, aitäh! Aitäh! Tundub, et rohkem küsimusi ei ole. Tänan ettekandjaid ja palun päevakorrapunkt number 1 hääletusele panna. Poolt hääletas 14 volikogu liiget, erapooletuks jäi 3. Päevakorrapunkt number 2, otsuse eelnõu Vähja tee T2 katastriüksuse omandamine, ettekandjaks Benno Johanson, kaasettekandjaks Liis Mägi. Palun. Sõberkülas on siis Vähja tee, mida teenindab siis 3 katastriüksust. Praegusel hetkel kõik need 3 katastriüksust kuuluvad eraomandisse ja vallal on huvi need katastriüksused omandada, et oma kohust täita siis tee omanikuna. Ja Vähja tee T2 katastriüksus moodustati siis peale Pärtla katastriüksuse jagamist, mis olid enne maatulundusmaa ja tekitati siis transpordimaa katastriüksus Vähja tee T2. Kokkuleppel siis maaomanikuga saame selle katastriüksuse tasuta võõrandatud
võimendatava katastriüksuse suuruseks on 1194 ruutmeetrit ja sihtotstarbeks transpordimaa. Vara omandamise ja see õiguslepingu sõlmimise kulud kannab täies ulatuses Kiili vald. Aitäh! Tiis Mägivi. aitäh. Komisjon oli ühehäälselt otsuse eelnõu poolt. Aitäh! Võimalus küsimusteks. Indrek Sinisaar, palun teie küsimus. Aitäh! Küsiks üle, palju neid majapidamisi selle kanti jääb ja mis tähendab, et vald saaks oma kohustusi täita, et kas seal siis sõidab koolibuss või mis? Koolibussidel sõida, aga siis saab see avalikuks teeks, seal on 4-5 majapidamist seal taga kindlasti ja siin eespool on ka üks. Nii et siit pildi pealt teeb välja veel osa väikest. Et kui on 4-5-6 tähendab, kui on rohkem kui 3, siis on mõistlik ikkagi ja siis saame me, kui niikuinii me peame seda hooldama ja lund lükkama, siis kui me ta omandame, me saame sinna peale ka riigi rahastuse. Aitäh! Nii, ja tundub, et rohkem küsimusi ei ole. Vastavalt täname ettekandjaid ja palun päevakorrapunkt number 2. Poolt hääletas 16 volikogu liiget, erapooletuks jäi 1. Päevakorrapunkt number 3 on määruse eelnõu tutvustamise kord Kiili vallas, teine lugemine. Ettekandjaks kultuurinõunik Liis Vahtra, kaasettekandja juhtivkomisjoni esimees Esta Kullam. Palun, Liis Vahtra. Tere õhtust, austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed ja külalised. Septembrikuus toimus esimene lugemine määrusele tunnustamise kord Kiili vallas. Muudatusettepanekute kuupäevaks laekus 2 ettepanekut. Mõlemad esitas Merje Einman. Need puudutavad siis paragrahv 9 punktis 1 spordivalla valdkonna tiitleid. Tiitlid veteran naissportlane 35+. Muudatusettepanekuga asendada veteran naissportlane sulud algavad veteranid vastavalt spordialaliitude veterani vanuseklasside määratlusele ja sulud lõpevad. Veteran meessportlane 35+. Muudatusettepanekul asendada samamoodi sulgudes veteranid vastavalt spordialaliitude veterani vanuseklasside määratlusele. Ja vallavalitsus kiitis muudatuse heaks, kultuurispordi külaelukomisjon samuti. Aitäh, Esta Kullam, palun. Kultuurispordi ja külaelukomisjoni 2. oktoobri koosolekul vaatasin üles need punktid ja komisjon oli muudatusettepanekute poolt. Aitäh. Kas kellelgi on küsimusi? Indrek Sinisaar, palun küsimus. Ja ma küsingi, et millisel kujul siis muudatusettepanek saab olema, et ettepanek on üks tehtud, komisjonil on oma seisukoht, et mida me siis nüüd, mis kuju või vormi me siis siin nüüd edasi menetleme? Ettepanek. Jah. Ettepanek. Hääletame ettepanek, mitte komisjon. Komisjon seisukoht ei ole ettepanek. Okay. Ettepanek. Selge. Kas on kellelgi veel küsimusi? Ei ole. Aitäh ettekandjatele ja alustame siis ettepanekute hääletamisega.
esimene muudatusettepanek, palun hääletusele panna. kas see tuli muudatusettepanekus? tuli. kas kõik on hääletanud? Nüüd vist. Esimese ettepaneku poolt hääletas 15, vastu 1, erapooletu 1. Ja nüüd palun ettepanek number 2. Ettepanek number 2 poolt hääletas 15, vastu 1, erapooletuks 1. Enne lõpphääletust on Merje Einolil soovi sõnavõttu, ei ole. Nii, aga palun siis päevakorrapunkt number 3 hääletusele panna. Aitäh, kolmanda päevakorrapunkti poolt hääletas 15, vastu 1 ja erapooletuks jäi 1. Päevakorrapunkt number 4, määruse number 14, üksiku raielaua väljaandmise tingimuste kord, muutmine, teine lugemine. Ettekandjaks Priit Põldmäe ja kaasettekandjaks Elet Annus. Ja aitäh, hea istungi juhataja. Tere, lugupeetud volikogu liikmed. Nimetatud eelnõu parandusettepanekuks saabus siis meil üks parandusettepanek. Head volikogu liikmed täna Indrek Sinisaaret ja ta tegi ettepaneku, et see raieluba võiks siis 6 kuu asemel kehtida terve aasta. Ja me omavalitsuses vaatasime, kaalusime seda ettepanekut ja meie meelest. Kas ettekandja võiks seista seal? See rida lihtsalt kõik niimoodi. Ei, ma mõtlen kesk. Kui sa kaamera ja ekraani vahel äkki näed. Siin ees. Ma ei tea, et ma nii kaunis olen. Aitäh, Indrek. Aga et me kaalusime seda ja me leidsime, et me oleme valmis Indreku ettepanekut toetama. Ja teeme siis ettepaneku siis määrus koos Indreku ettepanekuga kehtestada. Aitäh, Elet Annus, palun. Keskkonna ja planeerimiskomisjoni 1. oktoobri koosolekul me seda siis kuulasime
arutasime muudatusettepanekut ka ja komisjon toetas. Aitäh. Aitäh. Kas selle päevakorrapunkti osas on küsimusi? Elet Annusel on repliik, palun. Ma lihtsalt natukene kasutan nüüd seda viimast punkti ära, et ma tahan tänada meie komisjoni selle 4 aasta eest ja asekomisjoni esimeest kõige selle aja protokollimisest, et meil oli tegelikult päris tegus komisjon ja üsna konstruktiivne. Aitäh. Aitäh. Nii, rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjatele ja palun muudatusettepanek number 1 hääletusele panna. Ettepaneku poolt hääletas 17 volikogu liiget. Nüüd palun päevakorrapunkt number 4 panna hääletusele. Täna poolt hääletas 17 volikogu liiget. Päevakorrapunkt number 5 on määruse eelnõu Kiili vallavolikogu määruse number 11 Kiili vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suurus ja maksmise kord muutmine, teine lugemine. Ettekandjaks eelnõu esitaja Elet Annus, kaasettekandjaks juhtivkomisjoni esimees Liis Mägi. Palun, Elet Annus. Tere jälle. Ehk 2 muudatusettepanekut tuli. Need on need olemas ja siin kirjas, ma vist ette ei pea lugema. Kuidas me hääletatakse üks saab, siis pean kellegi ma arvan, et ette ei pea lugema tõesti neid, et kõik on ju dokumentidega tutvunud. jah, üks ettepanek on siis Indrek Sinisaarelt ja teine Liis Mäekivilt sõnastuse parandamiseks. Kas kellelgi on küsimusi või vabandust või Liis Mäekivi, palun? Ja aitäh. Lihtsalt kommentaariks, et seda teemat on nüüd suisa 3 komisjonis põgusalt puudutatud ja kuna teema käsitleb rahalisi tasusid, siis arvamusi jääbki olema mitu erinevat, aga eelnõu sisu on selline, nagu ta on ja muudatusettepanekud on ka näha, et hääletustulemused on seal näha. Määruse eelnõu iseenesest sai 4 poolthäält suunamiseks teisele lugemisele volikokku, 2 vastu, 2 erapooletut. Aitäh. Aitäh ja Indrek Koostajal on esimene küsimus, palun. Aitäh, jah, selle me saime siin ju eelmine kord selgeks, et mikspärast tahate neid kulusid suurendada ja see on tegelikult ka ju seletuskirjas välja toodud, et siin isegi üldmõistetega, et parandada motivatsiooni ja komisjoni töö kvaliteeti. Tuleme nüüd korraks tagasi selle
selle peamise ja vaidlust põhjustava muudatuse juurde, mis puudutab siis paragrahvi 3 ja lõiget 4. Seal te näete ju ette, et vallavalitsuse teenistujad osaledes komisjoni koosolekul saavad siis iga osalemise eest 50 eurot. Seda te ei ole nagu seletuskirjas lahti kirjutanud, mis selline juurdemakse vallavalitsuse teenistuja, millega siis see põhjendab? Vastan, see oli ka varasemalt niimoodi, see jäi muutmata. Sellest punktist muudeti osa lausest. Ei, kindlasti mitte. 50 eurot on vallavalitsuse liikmed saanud ka seni. Seni kehtib määrus siis paragrahv 3 lõige 4 järgmises sõnastuses. Komisjoni liikmele, kes ei ole volikogu liige või vallavalitsuse töötaja, makstakse volikogu komisjoni koosolekust osavõtu eest tasu, mille suurus on 50 eurot. Ehk vallavalitsuse töötajatele ja teenistujatele kunagi ei maksta komisjonis osalemise eest. Ei ole võimalik tänase varra järgi maksta. Ei, no kui vaadata, et mul on siin lahti see kehtiv määrus. Tegin selle ilusti tähistasime ära, sul ju vaadata, mis siin kirjas on. Päris kindlasti see osa lausest jäi. Kes ei ole volikogu liige või vallavalitsuse töötaja. Jah. Ainult see komisjoni liige, kes on eraisik, kes on kaasatud komisjoni volikogu poolt, see saab iga kord kohal käimise eest 50 eurot. See on olnud see kord kogu aeg, aga kui komisjoni kutsutakse osalema vallavalitsuse töötajaid ja teenistujaid, nagu tänagi on siin, oleme näinud 3 inimest vist, eks ole. Täna on küll volikogu istung, aga kui need 3 inimest oleks kutsutud komisjoni koosolekule, siis igaüks neist oma palgale lisaks saaks 50 eurot. Mis on selle põhjus? Äkki oskab kantselei ja vallasekretär äkki kuidagi kommenteerida seda juriidilist punkti? Ma ei tea, kas see on juriidiline punkt, aga kogu see mõte, Indrek Kuskub ise ka tookord põhimääruse tasustamise juures, et see või seal, kas on õnnestunud sõnastus või mitte, tegelikult mis on veel ka, kui volikogu komisjoni kutsutakse täna vallavalitsuse töötaja, see on töövälisel ajal, see on pärast 16.30, vast 17.00, siis sellisel juhul vallavalitsuse ametnikel ka 50 eurot makstud. Et see on selles rahas väljendatud ja see tookord oli ka mõte, sest vallavalitsuse töötajad töövälisel ajal muidu lihtsalt ei osale komisjoni istungil. Neil ei ole kohustus osaleda tasuta töövälisel ajal komisjoni istungil. Istungid algavad arutuse tood põhimääruse komisjonis ju see, et kas siis teha päevasel ajal komisjoni istungeid, kus oli see probleem tekkis, et sellisel juhul komisjoni liikmed ei pruugi töölt ära saada ja jäi ikkagi kehtima see, et volikogu komisjonid otsustavad see tööaeg on tavaliselt vallavalitsuse tööväline aeg ja seetõttu on hüvitatud vallavalitsuse poolt ametnikele, kes töövälisel ajal osalevad komisjonide istungitel, teevad ettekandeid, kes on kutsutud komisjoni esimehe poolt komisjoni istungile, on siis tasud arvanud 50 eurot. Ja see on ka see praegune ettepanek selles sõnastuses on ka selle eesmärk on, et hüvitada vallavalitsuse liikmetele ja töötajatele, kes siis tulevad komisjoni istungile on kutsutud komisjoni esimehe poolt, saavad hüvitatud. Jah, aitäh. Ma siinkohal repliigi korras ütles, et tegelikult me saime täna teada, et selle muudatuse eesmärk on miskit muud, kui see oli kirja pandud seletuskirja. Me saime täna teada ka teise asjaolu. Saime täna teada selle, et vastuolus kehtiva määrusega ehk õigusvastaselt on
vallavalitsuse teenistujatele igal komisjoni käigu eest makstud 50 €. see on selle määruse rikkumine, mis täna kehtib. Sest see määrus ütleb selgelt, et makse 50 € ulatuses võib minna ainult komisjoni liikmele, kes ei ole vallavalitsuse töötaja. see on ilmselge volikogu käsu rikkumine, mida te olete aastate vältel teinud. aitäh, riigi eest. Veel kord, ma tahan jõuda lõpuni oma sõnavõtuga, oma repliigiga. me ei peaks tänasel volikogul legitimeerima õiguse rikkumisi, mis vallavalitsus on toime pannud. ja me teame, et vallavalitsuse teenistujatele võib töövälisel ajal tehtud töö hüvitada vaba aja andmisega. see on kokkuleppe küsimus. kuidas toimub ületundide hüvitamine, kas siis raha eest või vaba aja andmisega. ja sellistel võtmeteenistujatele, kelle töö sisu on säärane, mida tuleb aeg-ajalt kanda ette volikogus või kanda ette komisjonis, nendega peaks vallavalitsus sõlmima lepingu, mis näevad ka ette, et vajaduse korral see teenistuja tuleb ja on nõus tegema seda tööd enda töövälisel ajal. selle eest saab ta vastu vaba aega mõnel muul päeval kokkuleppel enda ülemusega. aga säärast määrust vastu võtta, nagu täna on ette pandud, ma soovitan mitte toetada. aitäh. aitäh. Marika Kross, teie küsimus palun. ja kas ma saan õigesti aru, et Indrek Russeli sõnavõtt rääkis vallavalitsuse töötajate osalemisest istungil? meie määrus, mida me muudame praegu, paragrahv 3, käsitleb volikogu liikmete see paragrahv 3 lõige 4 käsitleb komisjoni liikmeid ja komisjoni liikmete tasustamist. vallavalitsuse esindajad, kes käivad komisjonides kohal, ei ole komisjoni liikmed. ma saan aru, et nende osalemise ja selle tasustamise küsimuse, see ongi ju vallavalitsuse enda pädevus. ma ei tea, kas kantselei saab siin täpsustada, kas ma saan valesti praegu asjast aru, aga mulle tundub, et meie reguleerime ikkagi komisjoni liikmeid ja komisjoni liikmete töötasu, mitte vallavalitsuse töötajate töötasu selle aastava määrusega, mis meil siin laual on. kui te nüüd oma määruse läbi loete, siis te saate aru, et selle määruse vastuvõtmise korral tahetakse just hakata legitimeerima ametnikele lisatasu maksmist komisjonis osalemise eest. Nad peavad sisuliselt komisjonile aru andma oma tööst. Kaide Roosileht, teie küsimus palun. see on küsimus, kas komisjoni töös osalemine ei ole ametijuhendis märgitud ametnikel? küsimus on nüüd siis kellele? kes oskab vastata? Päevakorrapunkti osas saab vastata siis ettekandjad. mina vallaametnike töölepinguid ei tea. Indrek Sinisaar on küsimus palun. jaa, tahaks veel kord aru saada, kas siis täna vallaametnikele komisjonis, mitte komisjoni liikmeks olen, ma ei tea, et ükski vallaametnik komisjoni liige oleks, komisjonis käib nii-öelda osavõtmise eest on tasustatud 50 euroga kord. mina olen küsimuse mõelnud. jah. mina olen niimoodi aru saanud, aga meil on olnud ka vähemalt üks komisjon, mis oli tööaja sees, tookord ei saanud ametnikud tasu. see on tõe, parandage, kui ma eksin, aga see on siis, kui on väljaspool tööaega. ehk et komisjonid on nõutud tööd. teise küsimuse peale. Paul küsimust. nii, Paul Puustusmaa on küsimus palun. suur tänu, mul siit nüüd küll koorub küsimus, kuivõrd tegelikult Kaire küsimusele vastust ei tulnud
ja Indreku poolt esitatud küsimus ka vastust ei saanud. Ja nüüd tekibki tõsiselt segadus on see, et kas siis on siis nii või ei ole, et kuidas, ma sain praegu aru eelmisest vastusest, nüüd on ettekandja poolt antud, et tegelikult valla valitsuse teenistajad saavad tasu, kui nad osalevad komisjoni istungil. Kuid mis alusel siis? On siis ametivõndist tulemise või töölepingust tulenev või on selleks olemas seaduslik alus või on tõepoolest nii, nagu me siin üles visatud pani, et tasu makstakse ilma seadusliku aluseta? Küsin siis, pigem ma võiks öelda siis, et võib-olla sekretäri, vallasekretäri küsiks seda. Või vastata või? Ma ei tahaks öelda jah, praegu ettekandja ilmselt on teisel eesmärgil praegu seal, aga kui nüüd jah, tahab vist vastata, siis palun. Et kindlasti ei maksta ilma õigusliku aluseta ametnikele volikogu komisjoni töös osalemise eest tasu 50 €, kui see toimub töövälisel ajal. Punkt 2 on see, et käesoleva eelnõu juures me täna praegu hetkel vaidleme selle üle, mis on kehtiv kord. Aga ehk siis see, kas me oleme tõlgendanud seda korda valesti või õigesti, ega see realiseerimise siis revisjonikomisjon, uus revisjonikomisjon saab sellega tegelema hakata kohe ja hinnata, kas see on valesti tehtud või mitte. Et selle komisjoni, selle volikogu koosseisu revisjonikomisjon ei ole mitte kordagi teda ette teinud. Et meie seisukoht on, et õigusliku aluseta seda kindlasti ei tehta. Ja ehk siis see ongi praegu ju otsustamise koht, mille üle määratama hakkamegi, kas siis volikogu soovib, et komisjonis osalevad ametnikud töövälisel ajal siis tasuta ja siis saavad ametnikud siis valida, mis tingimustel nad tulevad ja vallavanemaga, uue vallavanemaga läbi rääkida selles osas, aga mina ei taha sellele vastata. Et just olema töövälisel ajal. Ja see on ikkagi kahepoolne kokkulepe, et seda tööandja öeldud, kas ta nüüd annab vaba aega, on see tasuline, see on ikka mõlema poole kokkulepe siis. Kuidas töötaja töövälisel ajal osaleb siis volikogu komisjoni töös. Aitäh, Indrek Ruustamil on repliigi soov, aga selle repliigi ma teeks revisjonikomisjonis osalemine ehk nüüd väide, et revisjonikomisjon ei ole ma pole teid katkestan juba, et nüüd kuna teil repliik on juba võetud. Repliigi ma teeksin nüüd revisjonikomisjonis osalemine. Sõnavõtus. See sõnavõtus. Palun, kas me sõnavõtus? See on sõnavõtus, palun. Teie sõnavõtus. Ehk väide, et revisjonikomisjon pole sellist tegevust vallavalitsusele ette heitnud, kus vallavalitsus maksab teenistujatele ilma õigusliku aluseta 50 € igas komisjonis käigu eest, on sisuliselt vale, sobimatu, sellepärast, et revisjonikomisjoni käest pole vallavalitsus kunagi seisukohta küsinud, kas säärane käitumine on õiguspärane või õigusvastane. Revisjonikomisjon pole siiamaani olnud teadlik vallavalitsuse sellisest rahade väljamaksmisest. Siin öelda, et revisjonikomisjon ei ole ette heitnud. See revisjonikomisjon ei saanudki ette heita, sest ta pole öelnud, et niimoodi teete. Ega pole küsinud revisjonikomisjoni käest, mida revisjonikomisjon sellisest määruse tõlgendamisest arvab. Nüüd, kõike eelnevat öeldud arvesse võttes ma jätkuvalt soovitan seda määrust mitte kinnitada. See, et me hakkame volikogu otsuse maksma igale teenistujale, igas komisjonis enda tööst aruandmise eest 50 € on printsipiaalselt vale, arvestades kas või teenistujate kuupalka ja komisjonis osalemise hetke. Aitäh, Helena poolt oma sõnavõtt.
aitäh, Kiili külaühenduse fraktsiooni nimel palun vaheaeg 10 minutit. ja palun, vaheaeg 10 minutit. Ja jätkame siis istungiga ja juhtivkomisjoni esimehel on sõna saanud. Ettekande vabandust, jah. Lihtsalt selle selgitamiseks siis, et vaatasime üle, volikogul on pädevus vallavalitsuse palgajuhendi ülevaatamiseks, määramiseks, kinnitamiseks ja see on ka see, kust need piirid tulla saavad, et mis on vallaametniku tasu, kui ta komisjoni tuleb. Ja see on see, kus see ei puuduta ju vallavanemat ja abivallavanemat, nemad seda tasu ei saa, aga vallavanema käskkirja alusele seda makstakse ja see on ka see 50 eurot on see piir, kus näiteks ka järgmine vallavanem ei saa üle minna, hakata maksma 250 eurot. Et see on see seletus ka minu poolt. Aitäh. Tänan. Indrek Sinisalal on veel küsimus, palun. Jaa, tegelikult on küsimus pigem selles, et kuidas on vallaametnike nii-öelda väljaspool tööaega kuluv tööaeg tasustatud. See ei ole küsimus, kuidas komisjonis osalemise eest, vaid tegelikult üleüldine. Et on ka muid töökohustusi, mis võivad jääda ja kindlasti on jäänud väljaspool tööaega. Minu küsimus on, et mille alusel siis seda kompenseeritakse või hüvitatakse? Kes vastab vallavalitsuse poolt? See on vastavalt vallavanema ja töötaja kokkuleppele sellisel juhul. Vahel on mingi projekti lisatasu, mida näiteks sotsiaalosakonnas keegi teeb edasi, et käskkiri on see teine, tähendab, seal ei ole sellist tunnihinnet. Vallavanemal on palgajuhendi järgi täielik õigus määrata lisatasu vastavalt äranägemisele. Sellisel juhul ei ole vaja. Ja Triin Jaagop on küsimus. Miks seda siis edaspidi vaja kuidagi siin reguleerida, kui see ennem toimunud nii nagu praegu? Ma võin vastata. Otseselt ei peagi, aga kuna see summa ühtib ka sellega, mida praegune vallavanem käskkirjata näeb, siis kui me ka praegu selle fikseerime siis, ja kui see käesolev määrus hakkab kehtima, siis selles mõttes ei ole seda nii lihtne ka näiteks kellel iganes järgmise vallavanema käskkirjaga tõsta. Et siis on ta ka volikogu poolt nii-öelda fikseeritud. Ehk et hetkeseisuga ei muutu nagu finantsiliselt see summa. Nii, tänan. Tundub, et rohkem küsimusi sõnavõttu repliike ei ole. Ja alustame siis ettepanekutega ja palun siis ettepanek number 1. Aitäh, 6 poolt, 10 vastu, 1 erapooletu. Palun ettepanek number 2 hääletusele panna.
poolt 11, vastu 2, erapooletuks jäi 4 volikogu liiget. Palun päevakorrapunkt number 5 panna hääletusele. Aitäh, 3 poolt, 5 vastu, 2 erapooletut. Päevakorrapunkt number 6, määruse eelnõu Kiirdepalla teehoiukava 2025–2035 teine lugemine. Ettekandjaks ehitus- ja planeerimisosakonna juhataja Priit Õldmäe ja Kadri ja kaasettekandjaks juhtivkomisjoni esimees Liis Mäekivi. Ja aitäh, hea juhataja. Nimetatud määruse eelnõule parandusettepanekute tähtajaks ühtegi parandusettepanekut ei tulnud ja sellest tulenevalt me teeme ettepaneku siis määrus sellisel kujul kehtestada. Liis Mäekivi. aitäh. Komisjonis oli meil kohal ka Kadri, kes selgitas siis veel lisaks eelnevatele teemadele, mis oli eelmises volikogus ja ka komisjonis. Võib-olla täpsemalt, mis dokument on teehoiukava, miks seda on vaja, mida ta reguleerib, käsitleb, mis asi on teeregister näiteks, mis erisused on seal, mismoodi see toimib ja kui palju on nendel ühisosa ja kui palju just nimelt mitte. Ja kõik küsimused said vastatud komisjonis Kadri poolt, nii et ma julgustan, palun kõiki oma küsimusi ka nüüd esitama, Kadri oskab vastata, aitäh. Vabandust, lisan, et 6 poolt ja 2 vastuhäälega siis komisjon otsustas määruse eelnõu suunata volikokku teisele lugemisele, aitäh. Aitäh ja palun nüüd siit Kadri Lummile küsimused ja esimene küsimus Kaire Roosilt. Tahtsin tänada Kadri Lummi ja kuna tegelikult väga palju küsimusi ja segadus tekkis just sellest, et ta ei jõudnud komisjoni, vaid tuli otse volikokku, siis see hülvas päris suurt segadust, et tänu kui pärast seda, kui komisjonis Kadri rääkis ja selgitas erinevaid ebatäpsusi, siis sellest oli suur abi, aitäh. Aitäh. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Täname ettekandjaid ja palun päevakorrapunkt number 6 panna hääletusele. Poolt 11, vastu 4, 2 erapooletut. Ja oleme jõudnud viimase päevakorrapunktini, milleks on vallavanema informatsioon ja palun vallavanema Ainu Liiva. Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud volikogu. Võib-olla kõige olulisem
olulisem ja tähtsam öelda seda, et sihtasutus on siis selle haridusmaja ehitajaga põhimõtteliselt jõudnud kokkuleppele, et leping lõpetatakse, makstakse siis reaalselt tehtud tööde eest ja siis edasi on juba järgmised teemad. Siis tuleb juba see lammutamise jutt ja kõik muu. See on väga positiivne. See niimoodi lahe. Ja mina isiklikult tänan volikogu vallavalitsuse nimel ja enda nimel ka selle konstruktiivse koostöös, mis on aset leidnud siin nii komisjonides kui volikogu saalis ja soovin palju edu kõigile, kes edasi kandideerivad ja kõikidele vallavalitsuse ametnikele ka, kes tahavad valla ellu panustada. Aitäh, Indrek Ruusta, minu küsimus, palun. Palun täpsustage, et kas ehituslepingu lõpetamise leping on sõlmitud? Ei ole veel sõlmitud. Et seda veel liigitakse käeks üle juriidiliste nõustajatega, aga põhimõtteliselt on sihtasutusest info, et kokkulepe on saavutatud. Ja palun Triin Jaago küsimus. Ja selle projektiga ei ole enam mitte midagi mõtelda. Selle projekti järgi on tegelikult samasugune hoone võimalik ehitada, aga küsimus on selles, et kas mida ei samas asukohas on võimalik samasugune hoone ehitada üles selle sama projekti järgi. Samasugune. Aga iseküsimus on see, et kuna on uus situatsioon, siis on vajalik uus arutelu ja peame mõtlema, et mis on plaan A, plaan B ja plaan C ja tegelikult on plaan D. Nii et see on juba puhtalt ikkagi uue vallavalitsuse ja volikogu teema. Aitäh, Indrek Sinisaare küsimus. Ja ma jätkan sama painu, et saada siis aimu, et millised kulud meil sellega on kaasanud. Kas oskad öelda seda ehitajale makstavat summat ja küsimuse teine pool, et kas projekteerijaga on juba käinud läbirääkimised selle kulude ja kogu selle hüvitamiseks? Minu teada selle projekteerija vastu saab nõuda esitada ehitaja kaupustikus, aga seda peab sihtasutusega üle täpsustama. Ja kulude täpset suurust hetkel on vara nimetada, ei oska, aga on teada, et makstakse reaalselt tehtud tööde eest. Et seda koos ehitusjärelevalvega hinnatakse. Kaine Roosinet küsimus. Kuidas luigepussidega? Kadre, aitäh, et kuidas, kus maal luigepussi täpselt asja? Ootame lõplikku kinnitust Transpordiametilt, kuna nende poolt tuli viimasel hetkel ettepanek, et hetkel parem pöörderida, mis läheb Rimi keskusesse, tuleb kaotada ja tulevikus hakkavad pöörded toimuma siis kõik ühed read. Kui tuleb kooskõlastus ära projektile, projekt on saadetud Transpordiametisse, et siis saame edasi tegutseda. Aitäh! Tänan, kas on kellegi veel küsimusi? Indrek Sinisaare küsimus. Aitäh! Et küsimus puudutab ühte muret, millega minu poole pöördutud ja tegemist on siis rahvakooli pool korraldatava eelkooliga. Et kui eelnevad aastad on saadud kokkuleppele ja on võimaldatud kasutada eelkooliks siis Kiili gümnaasiumi klassiruume, siis nüüd suureks üllatuseks seda võimalust enam ei võimaldata. Küsin, et kas see on õige, et eelkoolile ei võimaldata klassiruume või see on okei, nüüd enam pole rohkem vaja. Aitäh, minul ei ole info jõudnud selle asja kohta, ma ei oska kommenteerida, et sellele kindlasti saab täpsemalt vastata.
minule teadaolevalt kõik Kiiri valla lapsed käivad lasteaias. Iseenesest seda eelkooli vajadust kui sellist tegelikult ei ole. Kui gümnaasium on mingisuguse sellise otsuse teinud, siis küllap see on hästi põhjendatud. Mul ei ole põhjust mitte nagu usaldada nende valikuid ja otsuseid. Aitäh, Indrek Sinisel on repliik ka. Jaa, mul on nüüd hea selle mõttes repliigi koht, et mina olen olnud üks neist laste vanematest, kelle laps sai eelkoolis käia ja mina seda seisukohta absoluutselt ei jaga, et see on nii lapsele kohanemise mõttes ja harimise mõttes väga hea võimalus. Ja kui selle järgi on tungi, soovi ja huvi, siis ma arvan, et vald peaks omalt poolt tegema vähegi kõik, mis on võimalik, et sellised asjad saaksid toimuda. Aitäh. Ja kas on kellegi veel küsimusi? Liike. Aitäh, tundub, et ole, aitäh vallavanemale. Aga nüüd palun siis ka sõna ja kaks sekundit kulutamist aega. Aitäh samuti teile kõigile kohe eest. Kokkuvõttes läks meil ju hästi. Võrreldes naabritega me kättide kallal üksteisele ei läinud, kõik raputanud. Vestlus jäi ka elementaarselt piiresse. Aga mõned numbrid. Kokku oli siis 174 komisjoni koosolekut. Toimus 45 volikogu istungit. Kiidaks neid tublisid komisjoni liikmeid, kes käisid kõik koosolekud kohal. Oli ka komisjoni liikmed, kes puudusid kokku 30 korral. Kui nüüd kasutada jalgpallitermineid, siis kollast kaarti näitaks kriitilise pilguga revisjonikomisjonile, kes siis töötas 2024. aasta siis tööplaani põhjal ja senini ühtegi korrektselt vormistatud tööülesande akti ei ole. Viimane protokoll on märtsikuust ja ma usun, et võib-olla oleks mõtlemise koht järgmisele volikogule, et kuidas siis ka selles olukorras peaks nüüd siis käituma, kui revisjonikomisjon aktiivselt oma töö ei tee ja komisjoni võib-olla siis esimees ja oma töötasu sellest saab, aga jäägu see järgmise volikogu otsustada. Aga me oleme tänase volikogu istungi sättinud selliselt, et me saaksime õnnitleda ühte volikogu liiget. Me tahaksin Indrekule õnne soovida ja tervitada teda eakate ja väärtmeeste klubis. Hakkab kohe parem. Nii et pärast on pärast laud, eks ju, me oleme sulle ette valmistanud. Arvesad pärast meeldib. Nii, aga meil on järjest teile võib-olla sümboolseks saanud teile üks lõpumeene anda. Aitab mind. Siin karbi pealt loete välja selle meene kunstniku nime, kes on siis kirjeldanud oma seda meenet siis selliselt, et ta iseloomustab sõprust, kaitset, suhtlemist, rahutarkust, vaimsust, valgustatust, meditatsiooni ja selget nägemist. Seda viimast on meil siin nüüd nädala pooletuse jooksul hädasti vaja. Et need on nüüd sellised meened, mis on unikaalsed, nad on tehtud kõik taaskasutatud materjalidest. Ja võib-olla üks mõte, mis võiks selle meenega kaasneda, et võib-olla võiks see olla üks selline näidis, mida siis kasutada ka
tulevikus selliste tähtsamate sündmuste ja tähtsamate inimeste premeerimisel. aga veel kord, aitäh teile kõigile ja nüüd on siis kohvi ja söögi ja tordi aeg. ja enne kui veel, siis Merel tahab nüüd ka sõna võtta. Mina tahaks tänada 3 daami, kes on kahjuks otsustanud, et nemad enam ei tee, aga on tublisti tööd teinud. ehk naisi on poliitikas vähem, aga meil on ka uusi tulijaid, nii et väga tore, aga siis tänan, kes on kindlalt oma otsuse öelnud, et nemad enam ei jätka. Monika, aitäh sulle.